Tere, mina olen Anni ja tere tulemast tagasi kuulama Murgi taskuhäälingut Tähevoog. Tere ka minu poolt, mina olen Hugo ja täna räägime me võõrkeele õpetajatega, hispaania keele õpetajaga Hanna ja inglise keele õpetajaga Regina. Tere! 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 Esimeseks küsimuseks olekski see, et miks just otsustasite õpetajaks hakata ja miks just Murgi kandideerisite? Minu idee õpetajaks hakata tuli siis minu vanematelt. Mõlemad mu vanemad on kehalise kasvatuse õpetajad ja see tundus alati siuke loogiline tee. Siis, kui ma ülikooli läksin, ma hakkasin Tallinna Ülikoolis õppima hispaania keelt ja kultuuri ja siis teisel aastal on ka võimalus valida kõrvaleriala ja selleks ma valisin pedagoogika. Ja siis 3. aastal ma õppisin aasta aega Hispaanias ja kevade paiku siis mul tuligi võimalus kandideerida Murgi. Ja ma mõtlesin, et miks mitte proovida. Et mul on nüüd hispaania keel ja mul on ka pedagoogika, et saaks need kaks asja siis omavahel ühendada. Ja jah, siis ma kandideerisingi. Ja kuna Murg on nii uus kool ja nii palju põnevaid asju saab siin teha ja näha, siis see tunduski täpselt, et võiks mulle sobida. No mina olen juba päris kaua aega õpetaja olnud ja kui ma nüüd tagasi mõtlen, et miks ma üldse algasin õpetajaks või kus see mõte tuli, siis tegelikult ausalt öeldes ma pean ütlema, et mul oli kunagi üks väga tore inglise keele õpetaja, võib-olla see oli see algimpulss, et miks ma tahtsin saada õpetajaks. Ja siis see kujunes niimoodi, see lihtsalt kujunes, läksin inglise filoloogiat õppima ja lõpuks olingi õpetaja valmis. Ja minul on just, ütleme, miks ma tahtsin Murgi tulla, oli see, et olles töötanud pikka aega sellises, ütleme, harjunud süsteemis või tavalises Eesti koolisüsteemis, et tahtsin proovida midagi teistmugust selles mõttes, et kus on, ütleme, õppekorraldus on teistsugune. Muidugi me õpime jah küll riikliku õppekava järgi, aga õpilastel on siiski palju rohkem valikuid. Ja kindlasti. Aga millist töökultuuri teie võõrkeele õpetajatena hindate? Mulle meeldib siis, kui õpilased on hästi kaasas tunnis, hästi aktiivsed, saab rääkida, mõtteid vahetada, et on selline mõnus töömeeleolu, et siis on kõige toredam. Ja minu meelest tegelikult see siuke hea keskkond, hea õpikeskkond algabki ju tegelikult sellest, et meie koolis siis keeleõppel õpilastel on endal valik võõrkeele õppeks. Et nad saavad ise valida, mis keel neil kõige enam huvi pakub ja siis nad saavadki seda õppima tulla, mis on äge selles mõttes, et klassi ees olles õpetades ma näengi, et õpilastel on päriselt ka inspiratsioon ja motivatsioon ja tahtmine õppida seda keelt, mis annab juba nii palju õpetamisel kaasa. Ja siis samuti ma ütleks, et meie õpetajad on siin üliägedad, et meil on võõrkeele õpetajatega oma väike grupp, kus me saame pidevalt rääkida, mis annab ka siukse ühtsustunde. Jah, täiesti nõus. Kuidas teie kirjeldaksite ühiselt oma ainevaldkonnas tegutsemist? Meil on üle nädala on meil võõrkeele õpetajatega koosolekud, kus me siis saame rääkida natuke rohkem kooli ja õppeteemadest, aga samas ka saame rääkida oma rõõmudest ja muredest. Te olete vist paar korda käinud ka koolist väljas, saanud kokku. Sinna ma ei ole veel jõudnud, aga... Ja, kohvikus oleme käinud ka koosolekuid pidamas. Väga tore. Aga mis ma tahan veel öelda siia juurde on see, et ma tunnen, et mul on küll piisavalt, ütleme, mulle antakse piisavalt vabadust aineõpetajana, oma tunde üles ehitada, neid planeerida ja samas ma tunnen, et kui mul on vaja nõu või abi, siis ma olen tegelikult ma tunnen ennast kuidagi hoituna siin, et mul on toetus olemas. Aga me ei pea ühtemoodi tegema asju, et see on tore. Ja et olgugi, et meil on üle nädala need koosolekud, et siis ma tean, et see ei ole ainuke aeg, kui ma saan õpetajatega rääkida, vestelda, et nad on alati mul ühe teksti kaugusel, ühe kõne kaugusel, et meil tegelikult see suhtlus on ju suhteliselt igapäevane selles mõttes. Ja, aga Hanna juba mainis, et meil on väga palju erinevaid võõrkeele valikuid, et kuidas teie hindate, et kas see annab õpilasele selliseid laiemaid
võimalusi, kui ta saab õppida nii palju, või kui ta saab valida nii palju erinevate keelte vahel ja ta saab õppida erinevaid keeli, et tal ei ole kindlalt öeldud, et sa pead seda õppima. No absoluutselt. Mida rohkem valikuid on, mida rohkem neid valikuid sa ise teha saad vastavalt siis oma huvidele või andekusele, seda parem tegelikult. Et ikka on mõtet ju arendada seda, mis sind huvitab ja milles sa tegelikult juba, milles sul on heeldusi. Ja siin on see võimalus olemas. Jah, ma ei oskagi tegelikult väga palju siia midagi lisada, et minu meelest jah, et see, et meil on nii palju erinevaid võimalusi, annab õpilastele omamoodi vabaduse, aga samas annabki neile motivatsiooni, sest nad saavad teha seda, mis neilt päriselt huvitab või päriselt huvi pakub. Et see on see, mida minul endal gümnaasiumid näiteks ei olnud ja mida ma väga tegelikult vajasin. No meil kunagi ei olnud üldse sellist võimalust, oli kas vene keel ja inglise keel ja kogu lugu, et muud varianti polnudki. Ja tegelikult just see ka, et minu meelest meil need võõrkeele õpetajad ja üldse tegelikult kõik õpetajad on niivõrd ägedad, et ja juba see annab tahtmise õppida keeli, ütleks mina õpetajana. Jah. Kuidas te õpilastena kommenteerite? Ei, kindlasti. Väga tore on, kui on palju erinevaid õpetajaid, kui ongi noori õpetajaid ja kogenumaid õpetajaid, et ma arvan, et see loob kindlasti sellise ühtse terviku, ütleme siis nii, aga aitäh, et täna siia tulite meiega rääkima, väga tore oli ja peatse kohtumiseni. Väga tore, aitäh!